Noh, veel eile olin siin Palja ülakehaga, ei, üleeile. Olin Palja ülakehaga, öösel tuli äike, pööras ilma ära, eile sadas tere päeva vihma ja täna nagu näete, tuleb juba lund. Meil seisab ees 200 kilomeetrit paadisõitu, võib-olla teeme selle ühe päevaga ära. Aga enne kui me siit Saharkalt jalga laseme, kavatsen ma Joosepil kõhu veel korralikult täis toita. Ja mingeid jääke ka meist siin ei jää enam, vana kartul, sibul, aga no põhiroaks on täna, ei vaata näita siia, põhiroaks on täna riis rosinatega, njama, paras puding. Et sellest saab ikka kurat lõunani ja peab ikka mees vastu küll sellest. Aga jah, lumi on ilmselt mööda minev nähtus siin. Homme võib-olla on jälle 10 kraadi sooja, täna on 2,5 kraadi praegu. Et nii külm ka ei ole, nagu me algul arvasin. Aga samas hommikul ärgates oli taliannis ilma kütmata 13,5 kraadi ja jäime teed värki. No, kui kodus oleks 13 kraadi sooja, tunneks ennast külmana, aga siin ei olnud nagu vigagi. Paned ühe särgi rohkem selga ja kogu moos. Siin toidu valmistamine on väga lihtsalt lahendatud. Lihtsalt erinevate asjade riputamiseks on traadid ja vastavalt sellele, kui kõrgel parasjagu lõkke on, siit traadist pingutan ja panen täpselt nii kõrgel kui vaja on. Niimoodi, et leek nooliks põhja, mitte ei istuks päris seal puude peal. On väga lihtne. Ma ei tea, seda on ilmselt 1000 korda juba ümber reguleeritud. Mingil põhjusel suits tuleb inimesele alati järele siin, et sellest ei olegi me täpselt aru saanud, aga nii see on. Suits, tuli, tahab inimese lähedust. Nii, oota, paneme selle viisi natukene lõkkepaistele, et ta ei läheks põhja, aga et ta tunneks sooja. Kõige hullem on see, kui ma ta nüüd ära messin. Vaid kondenspiima ka? Ikka. Kuidas muidu? Kõik. Nii. Kata! Talu. Noh, lugupeetud köögisaate huvilised. Kutsun teid täna jälle meie Saharka köögi ja alustame oma 4-käigulist hommikasööki. Siin on Gennadi, siin on Joosep. Nemad on need inimesed, kes täna hävitavad ära. Kõigepealt eile alles jäänud kartuli, millel on lisatud natukene sibulat juurde, mis oleks muidu läinud raisku, kuna Joosep ei viitsi teha süüa. Samuti on meil päris hea kapsasalat. Aga see ei ole põhiroog. Põhiroog ootab meid siin lõkke juures. Ja selle valmimist te tegelikult juba enne nägite, siin sees on sõmer riis rosinatega. Aga palun, härrased, pриступаем. Для начала надо уничтожать это дело. Ложками, вилками и того, что. Ближе. Давайте. Это будет съедено. Можно рис. Да. Надо дождаться. Где-то солнце недалеко. За оброками. Meil on siin tagasihoidlik köök, ega me kõiki asju ei hakkagi eraldi kaussidesse laduma, nii et kartul läheb otse pannilt. Lukovitsa. Rast tilgub lausa huultele. Ручки хорошие. Гениальное изобретение. Йозеф Титович. Складная. Тут можно на якорь, если надо, складывать.
ma viin põhiroa nüüd lauale, aga selle söömine viib meid kindlasti sellisesse trantsi, et me seda ei hakka teile näitama.